Te vaatate saadet Meie inimesed ja oleme täna siin Märt Tammearuga, kes on mänginud 8 aastat võrkpalli ja saavutanud selles ülima kvaliteedi. Tere! Tere! Räägi meile kõigepealt midagi, mida me sinu kohta veel ei tea. See on hea küsimus, ma päris pikalt pidin mõtlema selle peale, aga üks asi on kindlasti see, et ma käisin rahvatantsus ja teine asi, et ma laulsin poistekooris, mitte nüüd ma sain muusikatunnis 3, kui ma laulmas käisin. Aga üks huvitav fakt, et sport pole vist olnud ainus asi ja kõige tähtsam mu elus, kui ma valisin rahvatantsu jalgpallivõistluste asemel. Ehk siis ma käisin tantsupeol selle ajal, kui oli Summer Cup, mis on üks väga kuulus turniir, mis toimub Pärnus ja see on üsna muljetavaldav praegu mõeldes. Kas sul on häbi ka seda praegu tunnistada natukene kõikide nende vaatajate ees? Ei ole, ma arvan, otsest häbi, mitte et mul jalgpalli vastu midagi oleks, aga sel hetkel lihtsalt oli niimoodi ja ma ei kahetse, sest ma nautisin seda tõesti. Aga täna sihukest valikut sa ei teeks? No enam võrkpalli asemel ma vist tantsima ei lähe kahjuks. Mida sa peale spordi veel teed? Kas üldse on aega midagi muud teha? No natuke ikka on. No õpin, sest koolis peab käima. Sõpradega vahepeal käime kinos, kui trenne pole või lähme niisama välja. Aga pigem on ikkagi trennid ja vahepeal mängin arvutimängiga. See on siuke vahepealne tegevus. Aga praegu sa julgeksid väita, et sport on kogu sinu elu? No praktiliselt küll jah, sest ma arvan ei möödu päevagi, kui ma ei teeks mingit spordiala või midagi sellist. Et kogu aeg ma leian midagi, mida teha. Ja ma ei istuks niisama kodus. Pigem lähen nõue, jooksen või mängin võrku või kas või niisama. Aga miks? Milles see valik on mõõtatud või miks sport? No ma arvan, üks põhitegurid on meie vanemad, minu ja mu venna. Et kõik see alguse on nagu nendest. Ja kuna me elasime Pärnust 40 kilomeetrit, ema isa elavad siiamaani seal, mina olen vennaga nüüd Tartus, siis me pidime iga päev sõitma edasi-tagasi. Ja mul ei jäänud linnas aega igasugusteks lollusteks ja sõpradega nii palju olemiseks. Ja mis maal ikka teha, mängisime palli vennaga, võrkpalli, jalgpalli ja kõike sellist. Et sealt ma arvan tuligi tasapisi ja siis läksime isaga koos trenni ja võrkpalli. Ma olin alguses nii väike, et ega ma midagi teha ei saanud seal, aga mida vanemaks sain, seda rohkem hakkasin kaasa tegema ja siin ma olen. Väga vahva. Aga mida sa ütleksid täna noorele, kes unistab sportlase karjäärist? Ma ei tahaks küll ära hirmutada, aga üsna raske on see sportlaskarjäär. Et kui sa tahad tippsporti jõuda, siis sa pead ikka tohutult palju tegema ka selleks, et see ei ole niisama, et ma käin 1 korra nädalas trennis, ma vahepeal ei viitsi trennis kaasa teha. Iga trenn pead andma ennast 100%, ise tegema juurde ja see on tohutu töö, mida selleks teha tuleb, et saada tippsportlaseks. Aga kui sa sinna jõuad, siis see on uhke tunne. Aga kuidas sa oled täna suutnud tasakaalustada nii palju oma kooli, spordielu, et sa oled suutnud kõigega hakkama saada ja lõpetad täna gümnaasiumit, olles saavutanud need kõik asjad ka veel sinna kõrvale? Gümnaasiumi ma isegi lõpetan medaliga, hõbemedaliga. Palju õnne! Mitte et uhkustada, aga aitäh. Ja alati mul on olnud see, et ma olen üritanud õpetajatega väga hästi läbi saada. Et nad lubaksid mul tundides trennis käia ja sellist asja, et ma saaks ikka sporti nagu põhilisena teha. Ja tuleb tänada, et õpetajad siin koolis, Petersoni koolis on väga hästi seda vastu võtnud. Nad on lubanud mind ära tundidest igasuguseid asju, mida võib-olla iga teise õpilasega ei tehta. Aga eraeluks, see ongi see aeg, mis jääb siis spordi ja kooli kõrvalt mõnikord õhtuti. Aga otseselt siukseid mitmeid vaba päev järjest siukseid asja pole. Nii et öösel sa ei maga, jah? Ei, öösel peab just une täis magama. Sportlase jutt. Ja siit kohad siis ka tervitused klassijuhatajale, et see kõik on võimalik olnud. Aitäh. Aga kuidas nüüd see sportlik mõtlemine, kõik need strateegiad, käigud, pall sinna-tänna, kuidas see on aidanud sinul ka sinu harjutustes, kas või matemaatikas, valemitega hakkama saada või kuidagi rohkem näha neid seoseid? Ei, ma arvan, ta seoseid ja asju niimoodi otsast ei loo. Näiteks, et see võib-olla on, et ma ei hiline kunagi trenni või ma ei tohi. Meil on omad trahvid ja siuksed asjad, et karistused, aga nii, et ma koolitundisse ka ikkagi reeglina ei hiline. Nii et see on võib-olla ainuke asi, mis niimoodi selles mõttes palli lennu pealt ma matemaatika ülesannet ära ei lahenda.
aga füüsikas, kui oleks pallilendu või arvuti, ei, siis... see on ka teine asi. See on kurb. Aga kui sa saaksid midagi selle 3 aasta jooksul muuta, mis iganes olukorda, kunas iganes, siis mida? Või kui sa ei tahaks muuta, siis mis olukorda sa tahaksid tagasi minna, et seda taaskord elada? Muuta ja tagasi minna, ma võib-olla tahaks viimasele võrkpalliturniirile klassidevahelisele, mil ma finaali ei läinud mängimast, et mul pidi olema järgmine päev Final Four võrkpalli meistriliigas, mis jäi nüüd ära. Aga siis ma nüüd tagantjärele mõeldes oleks võinud ikkagi klassidevahelisel mängima minna. Nüüd ma sain 2. koha, aga äkki oleks saanud 1. No, oleks on paha poiss. Aga viimane küsimus. Milline teatud õpetaja ja vali hoolikalt ütlus on selle kõige aasta jooksul, kus sa oled siin Petersonis õppinud, sind nüüd edasises elus ka ilmselt kummitama jääb? Ma ei tea, kas sihukest otsest ütlust on ja õpetajad nii täpselt, sest ma ei tahaks ebavõrdset seisu luua, aga kindlasti on see, et nii positiivselt on suhtutud minusse ja kui võrkpallimängijesse ja sportlasesse, et kõik õpetajad on toetanud minu karjääri, ehk siis nad on lubanud mind koolist ära tundidest eraldi järgi aidanud teha asju. Et ma tänan kõiki selle eest ja see ongi, aga ma arvan, et kõige parem klapp on mul tulnud Anneli Jõgiojaga siiski, sest me oleme päris palju kokku ka puutunud ja kindlasti ka klassijuhataja aitäh, et kõik see võimalikuks tegi. See on jah, see kirjandusõpetajate õnnistus ja needus, jah. Kuidas sa kõiki need aastaid meenutama jääd? Mis sõna, emotsiooni, igatsusega? No sport on ikkagi peamine sõna, nagu sportlikult jään neid aastaid mäletama, aga kindlasti ma olen õnnelik, et mind siin koolis nii hästi vastu võeti üldsegi, sest ma ju tulin 11. Pärnust, varem tulin siia. Et esimene päev ei olnud just kerge, aga väga ruttu said klassikaaslased minuga sõbraks ja oli selles mõttes väga soe vastu. See on tore. Ehk siis ma seltskonda jään väga hästi mäletama. Aitäh kõigile vaatamast ja edu kõiges! Aitäh!